Soonefarmi omanik Andres Tamm Nõo vallast Tartumaalt on juba aastaid edukaim piimatootja lehmade produktiivsusnäitajatelt. Tema piimakarjas lüpsavad lehmad üle 12 000 kilogrammi lehma kohta aastas. Andres Tamm, olete pikaajaliselt olnud Eesti juhtivaid piimatootjaid. Kust te nii-öelda alustasite ja kuhu olete tänaseks jõudnud? Kui riigikord muutus, siis võtsime rendile kohaliku kolhoosi 100-pealise küpsikarja lauda ja saime rendile ka 50 mullikat. Nendega me alustasimegi. Kui palju on teil tänaseks loomi ja kui palju maad kasutate? Praegu on 228 lüpsilehma, kasutame 1800 hektarit maad, 1200 hektaril kasutame ka vilja praegu. Mis on need peamised kohad ja inimesed olnud, kellelt te olete karjapidamist õppinud? Ma hariselt olen veterinaar, sellise kolhoosi ja kogemuse 3 aastat sain ma ka. Kui nõukogude aeg lõppema hakkas, siis kasutasin võimalust, käisin Soomes tööl ja olin uhkusandjana taludes tööl. Siis taluelu nagu paelus. Mõtlesin, teeks ise ka proovida ja siis edasi on olnud suuresti nagu selline, osalt ka omal nahal õppeprotsess, aga on olnud ka õnneks häid nõuandja. Palju teie pere on e-tegemistesse kaasatud siin ettevõttes? Pere on algusest peale olnud kõvaks toeks, et tegelikult me koos abikaasaga seda asja alustasimegi ja pojad hakkasid kaasa lööma nii pea, kui vähegi masinatega sõita said. Teil on väga palju maad omandis, et kas see on olnud selline pikaajaline strateegia juba? Eks me oleme kasutanud algusest peale iga võimalust maa ostuks. Et selge on see, et kõiki muid asju saab sellele nagu rajada, aga maa omand on olnud selgelt nagu prioriteet. Teie kari kuulub Eesti kõige produktiivsemate karjade hulka. Selline tase on tulnud pideva kogemuse lisandumise kaudu ja muidugi hästi palju on abiks olnud ka see sama investeering uude farmihoonesse, et just pärast seda on tegelikult nagu see areng olnud eriti kiire. Ressurssi on kindlasti olemas veel küllaga, aga me oleme püüdnud kogu aeg tegelikult hoida sellist joont, et me ei tooda seda piima mitte looma tervise arvelt, tasakaalustatult. Nii et tegelikult on meie loomade tervis aasta-aastalt paranenud, mis sest, et toodang on kasvanud. Kust on nüüd just tulnud see suhteliselt suur toodangu kasv? Aga eks ta on selline hea meeskonnatöö pluss kogemus. Teie küll uue, aga lauda valmisest on juba mõni aeg möödas, et kuidas te näete teie ettevõtte järgmise 5 aasta arenguid ja plaane? Selle karjaga toimetamine on olnud selline, sellest tööst rõõmu, et ma ei tea, kui neid oleks 2 korda rohkem, et kas siis muutub äkki see nagu liiga koormamaks. Praegu hetkel me oleme panustanud rohkem ikkagi sellesse maaostu ja viljakasvatusse. Et selle otsuse, kas me nüüd laiendame oma piimatootmist, ma arvan, selle me teeme kuskil järgmise 2 aasta jooksul.